me lähme reisile, juhu! Long time not seen, aga vähemasti nüüd lõpuks ometi on seiklused taas meid ees ootamas. Ja me läheme sellisesse riiki, mis on teiste seas natukene erilisem paik. Üllatusi me juba luua oskame, sellepärast et me saime veidi aega tagasi teada, et seal riigis on Ramadan. Ja meid see muidugi ei pidurda, sellepärast et mida see ikka tähendab. No see tähendab seda, et musitada ei tohi, me saame sellega hakkama. Süüa ei tohi, ongi parem. Musitada ei tohi, see on niikuinii, vahet pole, kas on Ramadan. Aga jah, süüa ei tohi päikese tõusust päikeseloojanguni. Aga me olemegi rohkem looduse peale väljas. Me saame hakkama. Siin me nüüd oleme tuule ja tormi käes, vihma sajab või on see lörts, ma ei tea, igal juhul. Me ei jõua ära oodata, et saaks need joped seljast visata ja bikiinid selga panna. Ma olen siin kaardilugeja ja ma vaatan, et me ikka õigesse kohta läheksime. Kertul on oma ajalehed kaasas ikka. Ei tahetud riiki lasta või? Just, mul läks praegu passikontrollis ülikaua aega, sellepärast et nad ütlesid, et ma olen Omaanis varem käinud ja mina ütlen, et ma ei ole. Ja siis ma käisin ühe mehe juures, teise juurde, kolmanda juurde ja siis ma läksin mingisuguse bossi juurde ja siis see boss lihtsalt põrnitses mind alt kulmu ja vaatas arvutisse jälle mind, jälle arvutit ja siis ütles, okei, you can go ja siis viskas niimoodi passi. Ühesõnaga, Omaani riigis on käinud üks teine Liis Lepik ja olgugi, et käesolev Liis Lepik, et praegu näete, tegi ka viisa lausa siia riigi pääsemiseks, mida ei ole tarvis, siis sattus ta sekeldustesse olenemata sellest. Meie tervitame Liis Lepikut, kes kogu selle sekeldusse on sulle põhjustanud. Aitäh sulle, oli põnev. Liis Lepik, see on ju see Villigo uusproot, kui see sina pole? See ei ole kindlasti mina. Kindel? Jaa. Tere tulemast riiki nimega Omaan. Juhu! Me oleme väga valmistunud, meil on kaasas araabia naisele kohased riided, me oleme ennast viinud kurssi kohalike traditsioonidega, sest vaadake, see riik ei ole see, kus sa käid nii, nagu sina ise tahad. Et siin on omad kombed, traditsioonid ja need nõuded kehtivad ka turistidele, keda muidugi siin riigis on äärmiselt vähe. Me kavatseme kõigest osa võtta. Kõigest, millest osa võtta meile antakse võimalus, sellepärast, et päris moslemiks me ei hakka. Omaanis võib kõike juhtuda. Kõike võib juhtuda. Nii et seiklused ootavad. Juhu! Siin oleks põnev valida, sellepärast, et mitte ühtegi kala mina siit ei tunne. Nii et kui ma peaksin välimuse järgi lihtsalt valima endale tänast lõunasööki, siis ma küsiksin muidugi poiste käest, mis on kõige parem. Ise ennast usaldada ei saa. Pisut seafoodi ka neile, kellele kala ei maitse ja tahavad natukene midagi eksootilisemat, siis siit saab. Üks maksab siis umbes 4 eurot. Kilo. But what fish is it? Yes. Yeah. Mackerel. Mackerel. Yeah. What about this? It's what? Milkfish. Milkfish. Tuna. Kui keegi mulle valmis teeks, siis ma võiks kõiki neid kalu maitsta. Ise ma väga suur kalaekspert pole. Aga sina oskad ju suurepäraselt süüa teha. Jaa, aga mina täna siin ei tee. Kas sa näed, kui palju sul on poisse, kes võiksid küpsetada? Vaata seda poissi, see küpsetaks kindlalt. Kui selle tema ei sobi, sa võid temaga võtta. Ta lõpetab kõne kohe ära ja see hakkab küpsetama. Vaatame siis, kus kohas neid kalu puhastatakse ka. Siia saab sisse minna. See on üksik uitaja siin. Temaga juhtus midagi. Ma arvan, et ta tahtis plehku panna poole aja pealt. See on kui kurb. Kirtu, sa saad ära päästa, lihtsalt võtta kaasa. Ma tean, kuidas kassile tehakse suust suhu hingamist ja südamemassaasi, aga kalale ma ei ole teinud veel. Loom on loom. Kes ei tahaks
sellised võimalused, siin on haikala. See on sama hinnaga, mis 2 kilo tatleid. You have never eaten shark? No? I know it, this one. No eat? Only fresh. No, only fresh. It's not good or? I don't know. Oman? It is Oman. Yeah, Oman. Oman is things. Okay. Okay? Yeah, okay. Yes, thank you. So this lady said that she has never tried shark. Is that common here or not? This is common here. So you eat a lot of sharks here? Yes. Yes? How does it taste? Tastes like normal fish. Like normal fish. I thought it tastes like a shark. Ma ei ole kindel, kui palju see maksma läheb, sest et ma ei saa midagi aru, mis raha mul on. 7. See on 70 senti kohalikus rahas. Neil sente ei ole, siis need on kõik paberraha. Umbes 3 eurot. Ma ei tea, palju see on. Okay, can you count? I'm not sure how much is it. This is 1, 2, 3. 3. Okay, so I'm almost doing good. Need on ühesed, see on juba suurem raha. Minul nii palju raha ei ole nagu Liisul. Näed, minul on ainult 1, 5 ja see on pool reaali, mis on natuke rohkem kui euro. Vaata, kui ilus, siin on leopardid peal ja linnud. Käisime siis toidupoes, et midagi lõunaks süüa osta, kuna on siiski Ramadan ning kõik söögikohad on kinni, avatakse siis, kui päike loojub. Aga mis me siis sealt saime? Siin riigis on täielikult mingisugune kilekoti hullus. Me ostsime mangot, suuri banaane, pisikesi banaane. Kõik need olid oma väikestes kilekottides, pluss lisaks kassas siis pani teenindajaga kõik need asjad siia kilekotti. Need 2 mangot ja need pisikesed banaanid, suured banaanid, need läksid siis kokku maksma natuke üle 3 euro. Päris hea. Arvestades seda, et koha peal siin väga midagi ei kasvatata. Paki peal oli kirjas ka, et mangod tulevad Jeemenist ja banaanid näiteks Filipiinidelt. See on söödav või? Ma arvasin, aga tegemist on siis toalõhnastaja. Selline ligane ollus ossa pagan, see tõesti kleepub korralikult. See meenutab sellist võib-olla vana prantsuse parfüümi, mis on kohutav. Can I also try that one? I love blue. Ossa, see on meeste lõhn, see on hea. Nagu komb. Seda peab peale hõõruma või? Ei, selle paneme siia. Küün alla ja niimoodi saame oma toa lõhnastatud. What's your name? This is a frankincense product, natural product, typical Omani. Special Omani tea product is good for the sleeping and also for the headache. This is the green tea with the curcuma. This turmeric. Ooh. Yes. Okay. What is that? This is the jonk oil. Some Omani people is using for the hair. This is the growing new hair. Did you use it? No, I don't use. Tegemist on kaaniõliga, seda kasutatakse selleks, et kasvatada endale juukseid. See poiss ütles, et tema ei ole kasvatanud, kuigi juurele võiks öelda, et ta on seda kasvatanud. But do you have something else very gross like this? This one? No, just only this. Okay, that's the grossest. Yes. You found number 1 immediately. No ja mis me siit veel leiame? Kaamli piima seep. Best quality Iranian saffron. This is the number 1 and this is the number 2. This number 2 because this is the saffron with the flower. Amazing. What is the most expensive product? This is Omani frankincense. This from Salalah. Siit tuleb kõige kallim toode, mis tema poes on. See on seesama õllus. This is the frankincense. There's 2 kinds of this frankincense. One kind of frankincense for the burner and this is for the eating. Just only the food in the hot water and drinking. This is good for the stomach and for the blood circulation is very good. How much is it? 40 rial. That's in about, kus see pagan, see on 100 eurot umbes. Ja saab ainult mingi väikse tükikese siit kaasa. That's the expensive one. Yes, this is the expensive one and also I have a most popular, this Omani tea and also Omani dates. And same like this also I have a frankincense tea. You're a good businessman. Welcome to our shop, this beauty thing.
Wow. See on nagu lõputu kamber tohutute hiilgavate esemetega, kus see on lõputu, saate aru, see on lõputu. Ja see siin ei ole juhuslik, tegemist on hõbedaga. See on tõesti vägev pood. I'm sorry? 4,000 years old? Yes, 840 years, this one 700 year old, and this one 2,600 year old Roman glass. Have certificate now. This one. And this one 30,000 Riyal Omani. And they have real gold also here. Nende hinnaks siis on nii umbes 80 000 eurot. No see on natuke kallim veel. Võtame ära. Võtame laenu peale. You must be a rich guy. No, but my boss is rich. Oh, your boss. Hello. Very nice to meet you. Okay, you are one of the most famous and richest guy here in Oman. No. That's all I have. I don't have nothing in the bank. How much is this stuff worth? The whole stuff? Too much money. Lot of money. Yeah, but this one I don't collect it. My grandfather, then my father, now me. 3 generations already. I have lot of friends now around the world, everywhere. Prince Harry. Prince Harry was here? Yeah. And Kate Moss also. Michael Jackson and the son of King of Zanzibar. Any famous people from Estonia? Estonia? Where is... I don't know, madam. Yeah. Estonia, we don't have that much money than you, so you don't need to know about... We love to buy that stuff, but we don't have that money. Oh, you don't sell them? Here I don't sell, madam. All the shop for sale, only this, like my small museum. I have a daughter for my daughter and for my family. That's all. Because we say Arabic, my wife, my life, my children, my paradise. That's all. Pole ilusti öeldud. Thank you so much. And you said that you are not famous. Me saame siit kaasa Omaani merest pärineva pärli ja nüüd ta siis otsustab, üks läheb mulle ja teine läheb Liisule. I'll take this. That's a real pearl. Yeah, from sea, Oman Sea. That this one very unique. For protection we use. Right here. Okay? And after I go to pray, I pray for you. Thank you so much. It's so pretty. Ramadani aeg siin Omaanis samamoodi oodatakse siis nüüd päikeseloojangut. Pidulaud on juba kaetud siia samma ja mehed on kogunemas. Niipea kui päike on loojunud, siis saab püha söömaaeg alata. Täna siis pakutakse banaani, tatleid, arbuusi, pisut vett ka juurde ja mis su hing ikka ihkab. Ja päikeseloojanguni on täpselt 50 minutit ja kõik poisid on juba nii stardi valmis. Everybody come here and eat fruits and eat everything. But only men? Men, ladies, no problem. Ütlevad, et naised on siia samamoodi oodatud. Ometi me ei ole naisi siin kunagi näinud. Oodatakse ikka enne kõike mehi, mulle tundub, aga võib-olla siis naised ei leia kunagi teed selle püha sööma aja juurde. Igal juhul mehed on juba rivis ja ootavad seda hetke, mil nad lõpuks siis süüa saavad. Nad ei ole ju söönud alates umbes kella 6 hommikul. Nad ei ole ka joonud mitte 1 grammi, isegi mitte vett. Sest nii on Ramadani ajal ette nähtud. Hello guys. How are you? We like to go to Ramsak. One Omar. One Omar يعني Omar يعني ريال. From here to Ramsak. Check 15, 12 kilometers. Oh, only 9. 9 kilo? Yes. You check with application, not 1 real. 1 real, 800 paisa. Let's do 1.5. 1.5, okay, not 1 real. Let's go. Correct, no? No, I am not going. Now I am fasting. Now I will go to Oh, eat. you're fasting? Yeah. Oh, you're going to eat now. Yeah, no. It's your first meal now. So it's actually a very difficult moment right now because you have been fasting the whole day and now finally you can eat. No, from morning, from 5:30
up to 6:15. What are you gonna eat? Anything. We will drink water, rice, and some snacks. Even if we pay you 10 riad, you will still go to eat. Yeah. Saad aru, ma olin valmis juba maksma ühe asemel 10 kohalikku, mis on 24 eurot. See on ulmeline raha siin väikese sõidu eest. Aga mees ütles, et ta on paastunud terve päeva ja nüüd lõpuks ta saab sööma minna. Unusta ära see raha. Ma lähen nüüd sööma. Ja ma ei tea, kuidas me takso leiame, sest nüüd nad ju kõik söövad. Selle peale me ei tulnud. Where you go? How much time do you have left? Ramsa. Just 9 kilometers, very easy. 1 rial. No, there. There 3 rial. You're going to, you take us there and you go to eat. 2 and I sit into the car right away. Okay. Nii et meil ei olnud võimalust enam läbirääkimisi pidada, sellepärast et nad on kõik ju praegu sööma minemas ja see poiss ütles, et tal on veel okei natuke oodata võid ära visata, teenida selle eest Eesti rahas siis peaaegu 5 eurot ja siis tema läheb sööma. Isa helistab juba, õiendab, kutsub koju. After 6:30, before go pray, after go eat. Are you hungry? Yeah, I am maybe 12 hours no eat. And thirsty? Yeah. Siin nüüd käib täie hooga järjekordne Ramadanipäev. Päev on just õhtusse läinud. Mehed seal valmis sööma, kuid enne söömist tuleb ka palvetada. Ja nüüd, kui nad tagasi tulevad, saavad suurema kehakinnituse ning seal üleval on naised, kes peavad siis täiesti eraldi istuma ja eraldi sööma. Neid meestega kokku ei lasta. Ja tegelikkuses on see konservatiivsus minetatud viimase 10 aasta jooksul. Enne seda siis ikkagi naisi praktiliselt tänavapildis näha ei olnud ja nemad sellisel viisil avalikult tänaval süüa või ka mošee ees ei tohtinud. We are going to pray. Did you eat dinner already? Yeah. But you are not fasting like your mothers and fathers? No. So you are 9 years old and you have been fasting for 3 days? Yeah. I wanted to do it. How did it feel? Feel good, but I was like starving. We had to wake up 4 a.m. to eat. And then 6:15, then we had to break our fast. You are a brave girl. Thank you. I do it for a month. You were fasting for a month. How old are you? 9. So it's your 6th day. Yes. Are you really going to do the whole way? Yes. Definitely. You're going to have a hug. Subscribe. Me tulime sellisesse restorane, mida siin väga soovitatakse, mis on kohalik Omaani toidurestoran. Ja pange nüüd tähele. Täna me võtame, mida tahame ja sööme nii palju, kui me jaksame. Me tahame kohalikust kultuurist võimalikult hästi aru saada ja seega me teeme Ramadani kaasa alates homsest. Vaatab, kas meil õnnestub või me failime juba lõunapaiku. This is chicken, kamal, vegetable, beef. See on kaamel. Liisu hakkab sööma seda. Ma mõtlesin, et ma prooviks täna kaamli liha ära. Ma ei ole muidu väga suur lihasõber, aga mulle meeldib proovida erinevaid maitseid. Nii, maitseme nüüd ära, kuidas maitseb kaamel. Lamba maitse natuke. Lambalihal on lamba maitse. See kaamli liha maitse sarnaneb lambale. Ma ütleks, et on proovitud, võib-olla söön varda lõpuni, aga tore kogemus rohkem juurde ei võta. Parem paastume juba homsest.